Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinult ja täna me räägime DNA-st ja ülestõusmisest. Nimelt, me oleme sellel teemal päris palju rääkinud. Kes teavad ja kes on osalenud ka nii-öelda valguskoodidega kaugteraapias, seleniteraapia koos valguskoodidega, valguskoodide aktiveerimisega, siis need teavad, millest käib jutt enam-vähem. Et praegu on meil aeg nimelt käes, kus õige pea aktiveeritakse meie DNA-koodid. Ja see, mida ta teeb, on siis meid ühendatakse sisuliselt oma nii-öelda algse energiamustriga, kui nii võib öelda, ja see äratab meis uinunud nii-öelda mälestused eelmistest eludest, hingeülesannestest või hingemissioonidest, ükskõik kuidas. Ja tänu sellele saame me palju rohkem nii-öelda selleks, kelleks me oleme, kes me tegelikult oleme, kelleks me oleme sündinud. Ja sellega seoses ma olen teinud ühe internetiseminari, väga huvitava, kus me räägimegi DNA aktiveerimisest, inimkonna ülestõusmisest, universumi ja inimkonna energeetilisest ülesehitusest, kuidas me oleme nii-öelda kõik omavahel seotud. Ja me räägime veel kord ühest huvitavast projektist, nimelt Revival Flame, mis on projekt, mis on mõeldudki selleks, et aidata inimkonnal seda teha ja mis selleks siis vaja on. Ja lisaks sellele me räägime sellisest teemast nagu miks Yellowstone'is, USA rahvuspargis Yellowstone'is loomad lahkuvad ja mis selle taga tegelikult on ja kuidas see on seotud ka DNA aktiveerimisega, inimkonna ülestõusmisega ja kogu selle liikumisega siis kõrgematele ajaliinidele või õigemini me oleme juba kõrgemal ajaliinil, aga liikumine nii-öelda kõrgemasse sagedusse ehk 4. ja 5. dimensiooni. Nii et nagu ikka, oled teretulnud seda seminari kuulama ja vaatama ja saad sellele seminarile registreeruda www.kaialiisa.com/internetiseminarid ja selle seminari pealkiri on DNA aktiveerimine ja inimkonna ülestõusmine. Nii et kohtumiseni seminaril ja ma loodan, et sa leiad sellest informatsioonist endale midagi väga olulist, et sa saad kõike seda informatsiooni kasutada ka oma enda sellises arenguprotsessis ja teadvuse laiendamise protsessis. Ja me räägime selles seminaris ka mõnevõrra kristallidest ja nende olulisusest. Nii et kõike seda sellel seminaril DNA aktiveerimine ja inimkonna ülestõusmine. Ja nagu ikka, kui sa registreeringu teed ja midagi juhtub, et sa sealt edasi ei saa ja ka see registreeringut lõpuni ei saa teha, siis palun ära teist korda samale seminarile registreeru, vaid jää ootama minu kirja. Ja kirjas on siis juhised täpselt, mida sa pead edasi tegema. Nii et ma loodan, et kõik saavad aru sellest, mida ma juba umbes 250. korda siin ütlen iga seminari alguses. Päris nii palju muidugi ei ole, aga tundub nagu oleks. Aga kõik inimesed ikka ei ole aru saanud, aga pole hullu. Räägin siis senikaua, kui kõik saavad aru. Kohtumiseni.